Tere, meie oleme perekond Parised, mõlemad elu- ja ajaloosunnil ajakirjanikud ja ajakirjanikud taolises olukordades mõnikord peavad olema mitte ainult neutraalsed, mitte andma ainult sõna võrdsed mõlemale poolele, vaid paratamatult meil on teatud eelistused. Üks nendest on kindlasti vihkamise vältimine. Krister Paris. Manona Paris. Ja see väikene, kes ringi jookseb, on Tristan Paris. Kusjuures oma nahal juba saanud tunda, mis on ühiskonna eelarvamused, nimelt meie laps on väikese puudega, tal on kõnepuue. Ja seda enam tahan ma, et meie ühiskonnas oleks vähem väiklust ja vihkamist. Mina kui traditsioonilise heteroseksuaalse perekonna ema, ma olen absoluutselt veendunud selles, et kui meil on rohkem armastust, sallivust ja tahet seda hoida, siis see, et me anname abiellumisõiguse, me tunnistame selle pühadust ka samasooliste inimeste, samasooliste paaride juures, siis see saab traditsioonilist perekonda ainult tegelikult tugevdada. Sest et mis asi on traditsioon, see on väärtused ja need väärtused ei ole seotud sellega, mida keegi võib-olla kodus voodis teeb. Kogu see arutelu on läinud natukene liiga madalaks. Lõppude lõpuks oluline on armastus, oluline on pühendumus, oluline on tahe luua midagi endast suuremat ja see on minu jaoks abielu. Oluline, et sa annad endast midagi ära selleks, et luua midagi suuremat. See on nagu väikene riik, nagu väikene föderatsioon. Ja kuidas me saame öelda, et seda liitu ei saa olla kahe täismõõdulise inimese vahel, kes juhtumisi on samas soos, see on absurdne. Ma arvan, et kui üldse räägitakse Eestis kui kohast, kus inimesed võiksid tahta tulevikus elada, siis saab see olla ainult koht, kus on tagatud võimalikult võrdsed tingimused kõikidele, nii minu lapsele kui ka teistele, kes on võib-olla teistsuguse nahavärviga, teistsugust päritolu, teistsuguse religiooniga. Et me oleme tulnud ühiskonnast, kus inimesi lahterdati küll ühe, küll teise kuuluvuse alusel, olid kommunistid, olid natsid. Ma näen ka mujal maailmas, kuidas taolised ideoloogiad viivad paratamatult hukkumise ja pigem verevalamiseni ja kindlasti ei aita ühiskonda pikas perspektiivis edasi. Inimese seksuaalne sättumus on ainult üks taolistest kategooriatest ja kui me hakkame lähtuma juba ühest ja selle alusel inimesi välistama, siis paratamatult viime me Eesti tupikusse ja sama hästi võiks oma riigiga maha kriipsutada. Ja kui see sama põnn, kes meil enne siin süles oli, kasvab üles heterona, siis mulle meeldib, kui ta on ühiskonnas, kus ta ise ei pea vihkama, kui ta kasvab juhtumis üles mingisuguse muu seksuaalse eelistusega, on mul veel parem meel, et ta on ühiskonnas, kus pole vihkamist.